Nooremeistrivõistlusel saavad oma oskuseid näidata kuni 26-aastased noored, kes õpivad kutsekoolis või on selle hiljuti lõpetanud. Nagu meil on kombeks, siis täna alustab võistlemist 8 noort. Küll aga on erakordne see, et nad kõik õpivad erinevates koolides. Milline kool jääb peale, saamegi kohe teada. Algab plaatijate noormeister. Tänane võistlus toimub Tartu rakenduslikus kolledžis. See on Eesti suurim kutse- ja täiendõppekeskus ja täna selgub siin uus noormeister. Aga igapäevaselt õpib siin Mammutkoolis ligi 6000 õpilast. Laias laastus pooled neist tasemeõppes ja pooled täiskasvanute koolituses. Kokku saab siin omandada koguni üle 80 erineva eriala. Alates lihameistrist kuni väikeettevõtjani, õmblejast kuni plaatijani. Hästi laialt üldistades siis plaatimine on viimistlustöö ja sellest tulenevalt korrektsus plaatimise juures on väga oluline. Plaatimise eriala võiks sobida siis noorele, kellele meeldib füüsiline töö, kellele meeldib olla loominguline, kuna see töö on väga loominguline. Päris palju on sellist tegevust, mis nõuab kannatust, peab olema suhteliselt rahulik, midagi rabistada ei tohi. Plaatimistöö on ikkagi üsna lai valdkond, et plaaditakse ju põrandaid, seinasid, treppe, kõike põhimõtteliselt, mis sa ette kujutad. Tihtipeale Kui see valmis saab see töö, siis see rahulolu, kui sa seda näed, mis sa oma kätega suutsid teha, et see on väga meeldiv. Kui sa oled noor, sulle meeldib see töö, siis tööturul töö leidmisega sul probleemi ei ole. Minu kõrval on Eesti parimad noored plaatijad ja võib öelda, et täna on meil selline erilisem võistlus, sest kõik 8 võistlejat on 8 erinevast koolist, aga siiski ainult üks saab endale nooremeistri tiitli. Minust saab järgmine plaatimise noormeister, sest et ma hindan oma tööd kriitiliselt ja ma olen üsnagi täpne. Neid ootab ees täna 2 ülesannet. Esimest ülesannet teevad kõik 8 võistlejad ja siis finaalvooru pääseb 3 parimat, kellest me selgitamegi välja, kes saab nooremeistri tiitli. Minust peaks saama järgmine noormeister, kuna ma usun imedesse ja sellepärast ma siin olengi. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Väga hea. Minust peaks saama järgmine noormeister, sest oskan hästi plaatida. Võistlejad, teie ülesanneks on plaatida põhisein. Edu teile finaalvooru jõudmiseks ja põhiseina plaatimiseks on teil 12 tundi. Aga siis alustamegi. Palun minge oma kohtadele. Ma tahan saada noormeistriks, sellepärast see on väga suur au. No, nagu te näete, minu kõrval on siin väike draakon. Sellepärast, et on käimas draakoni aasta. Täpselt samasuguse tulemuseni peavad meie võistlejad jõudma, aga neil on veel pikk maa minna. Võistlustöö sooritamise jaoks on oluline täpsus, puhtus ja kindlasti tööriistade tundmine ka, et lootsuse jälgimine, mõõdud peavad klappima ja kõik sellised asjad. Selle ülesande juures ma pelgan võib-olla kõige rohkem selle välja ulatuva osa siis viimistlemist ja ka lõpus võib-olla silikooni paigaldamist. Minu hinnangul on see töö üsna keeruline ja see on oluline, sest me peame välja selgitama parima. Parimaks plaatijaks tahavad saada Reimo Kadak Tartu rakenduslikust kolledžist, Katriin Trave Kuressaare ametikoolist, Werner Pajula Järvamaa kutsehariduskeskusest, Alisa Žibrova Tallinna ehituskoolist, Gert Kreenberg Rakvere ametikoolist, Maria Ruubin Pärnumaa kutsehariduskeskusest, Maksim Broonin Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest ja Kristel Verte Viljandi kutseõppekeskusest. Ma alustan oma tööd plokis, sest on kõige raskem ja plokk on siis alumine kass seal ääres. See liistu lõikamine ja plaadid ilusti loodi saada on keeruline.
see ülesanne on niisuguse keskmise raskusega, et see on nagu tehtav, aga nagu nõuab pingutust ka. ajas püsin hetkel päris hästi. Alustasin seina kruntimisega, lõikasin ploki, kruntisin ploki ära ja siis paigaldasin ploki seina, kuna siis jõuab plokk seina külge ära kuivada. Läksin edasi plaatide joonestamisega. Mul on vaja veel plaadid ära lõigata ja siis nad nii-öelda seina panna. Meie võistlejatel parasjagu võistlus käib, aga meie oleme jõudnud siia õppetöökotta ja minu kõrval on selle kooli õpetaja Meelis. Ja Meelis, ma vaatan, sa tõid mind siia mingisuguse laua juurde. Ja need on siis kõik plaat ja tööriistad. Mis on võib-olla nagu see tööriist, mida sa kõige rohkem kasutad? Plaadikamm, kui mul on vaja seina või pindasid plaatida, sellega ma kannan segud pinna peale. See on siis kõige nii-öelda alus. Jah, et oluline on, kuidas segu pinna peale kammida. Aga mis on võib-olla, kui sa nagu alustad plaatimistööd, mis on see kõige esimene asi, mida sa kätte võtad? Kõik plaadid paned ka loodi järgi. Enda töö peab olema hästi läbi mõeldud, et kui seal mingisuguses vaheetapis teed mingisuguse apsu, siis endal on pärast väga keeruline seda parandada. Kui on nake juba pinna peale ära kantud, et plaadi nakkumine oleks tagatud pinnale, siis pannakse paika plaadikava, et alustatakse tavaliselt seina keskelt ja siis kahele poole liikudes. Kui teil on plaadikava paigas, paigaldatakse alla tugi ja alustatakse tavaliselt teisest plaadireast. Ja siis tulevad juba käiku põhilised tööriistad. Ämbrist segu, pinna peale, seinale ja kammitakse lahti sinna. Võistlejatel panin tähele, neil olid plaatide vahel, äkki kui ma eksi, olid need plaadiristid ka. Jaa. Mis need teevad? Nendega siis aidatakse nii-öelda plaadi väikesed kõrvalekalded sirgeks ajada põhimõtteliselt, et tavaliselt ei panda plaati üksteisega servaga kokku, vaid jääb sinna vahe. Sealt tuleb välja liigne niiskus ja pärast see vuugitakse üle ja see jääb siis seda pinda reguleerima. Kui on liiga märg, siis ta imeb selle niiskuse sisse ja pärast annab välja. Meelis, sa mainisid, et siin teisest reast sa alustad plaatimist. Miks see nii on? See on selle tõttu, et tavaliselt plaaditud ruumid on niisked või märjad ruumid ja kuhugi poole peab siis vesi ära valguma. Kui me alustame teisest reast, siis meil on pärast võimalik põranda kalde järgi lõigata alumine rida täpselt paika. Selle tõttu on alati kasulik alustada teisest reast. Mis on need võib-olla kõige tavapärasemad asjad, millega nagu lati alt läbi joostakse? Tasapinnad ei ole paigas, et mingisugune üks plaadirivi kas siis ulatub kuskilt väljapoole või ei ole need vuugid korralikult sirged. Et sellega on hea lihtne, et vaatad, kui sa vaatad peale, siis tegelikult näed kohe ära, kas on hästi tehtud või ei ole. Just. Et väga suur ekspert ei pea olema, kui kõvera seina ära tunned. Meelis, aitäh sulle. Meie võistlejad parasjagu teevadki tööd, nii et lähme vaatame üle, kuidas neil läheb. Ma arvan, et eksimisvõimalus on kõige suurem selle kasti koha juures, kus mustad plaadid tulevad. Ja kui natuke on valesti see kast, siis läheb plaadika kohe. Ma pean kiiresti töötama, aga kui teen midagi liiga kiiresti, siis võib olla vildu. 12-tunnisest võistlusajast on pool möödas ja umbes 6 tunni pärast tulevad kohtunikud nende töid hindama. Ma ütleks, et mul on üsna graafikus. Olen graafikust ees. Vaja on veel vuukida ja silikoonida ja ongi kõik. Tehtud saab kõik, aga natuke läheb aega ja vaeva, et pühenduda ja saada see tulemus, mis soovid. Pärast pausi tuleb meile külla aga Inga Lunge, kes on plaatimisega peaaegu sina peal. Küll ma närvi sulle ühe sõnaga kindlasti. See ei ole hea see üldse ei usu millest.
täna oleme Tartu rakenduslikus kolledžis, kus varsti selgub siis noormeistri plaatimises, aga minu kõrval on mees, kes on juba seda kunagi võitnud. Just nii. Millal see oli siis? See oli siis 2019. aastal. 2 aastat varem siis saavutasime ka ehituspuuseppe erialal siis oma paarilisega koos esimese koha. No vot, mis masti mees mul siin kõrval on. Mattias, sa oled selles situatsioonis siin varem olnud. Mis sa arvad, mis käib nagu võistlejatel peas läbi praegu? Pinge on neil kindlasti suur, et see ajaline aken, mis neil on antud selle ülesande sooritamiseks, see tõstab ikkagi neid närvipingeid kõvasti. Kas sa ise enda seda võistlemist mäletad ole? Ja väga hästi, et siin, kui ma neid vaatan praegu, siis ma tean väga hästi, mida nad tunnevad. Kohtunikana on mul väga meeldiv näha just, et õpilasi on palju, kes võistlevad. Mul tuleb väga hästi meelde, kuidas ma ise närveerisin. Kas see noore meistri võit plaatimises andis sulle mingisuguse tõuke ka? See andis mulle tegelikult selle võimaluse esindada Eesti riiki siis Euroskilsi võistlustel, kus ma siis saavutasin 5. koha, et see on niisugune väga äge võimalus, mida noortele siis pakutakse. Näha välismaad, esindada Eesti riiki, väga äge niisugune üritus. Ja muidugi ka tööalaselt. Väga palju tööpakkumisi, see on niisugune asi, mis nagu sind esile tõstab. Kuidas sa üldse sellise erialani jõudsid? Tahtsin lihtsalt midagi oma kätega osata teha. Ma teadsin, et mul seda võib-olla kunagi läheb vaja. Et siis ma otsustasin, et ma lähen õppin seda ka. Ja kui me siin vaatame, siis 5,5 tundi on neil töö lõpuni jäänud. Mida sa praegu nagu neile soovitaksid? No kindlasti on neid, kes peavad ikka kõvasti tempot tõstma. Et siin mõnel võib minna väga kiireks. Kõik ikkagi lõpuks jõuavad oma tööga lõpuni? Tahaks loota küll. Loodame, et keegi kuskile poole peale ei jää. Ülesanne on üsnagi keeruline. Ohukohtadeks on siis neil 3D ala plaatimine, kuna see on ruumiline, ning sinna tuleb paigaldada ka liist äärtesse. Raske on veel siis selle pildi lõigete puhtus. Seal peab väga täpne olema. Imede juhtumise nööbi sain ma siis täna hommikul oma praktikaõpetajalt, kes ütles, et ta ostis selle 10 aastat tagasi ja mõtles, et nüüd peaks selle mulle kinkima. See peaks mulle õnne tooma. See ülesanne on katsumusrikas, kuid mitte võimatu. Lihtsalt vaja on veidi aega, pühendumist ja siis keskendumist. Kõige rohkem vaeva nägingi selle kasti ja siis plaatide seina panemisega. Ma kulutasin sellele kõik viimased tunnid. Ma pidin mõned plaadid ikka uuesti lõikama, et muidu oleks natuke kole jäänud. Paljud plaadid ei tulnud õiged ja pidid kogu aeg uuesti lõikama ja panema. Ei, no sa pead lihtsalt kette, et ma nagu joone peale, aga vahepeal ikka läheb emba-kumba poole. Mis te arvate, kas me päeva lõpuks 8 draakonit näeme? 6 näeme kindlasti, et 8 niisugune nibin-nabin. Kõigil on oma kiirus ja teevad omas tempos rahulikult. See võistlusaeg on tegelikult neile nagu ikkagi piisav. Tegelikult selle jooksul ikkagi peaksid nad selle valmis saama. Selle töö teeb keeruliseks detailsus, neid detaile ja plaadi erinevaid komponente on väga palju ja nad peavad kõik suures pildis üksteisega võimalikult ideaalselt sobima. Liiga palju detaaleid, et kiiresti kõik teha. Teised alustasid pildi lappimist siis alt ülesse. Mina alustasin pildi puhul äärtest, kuna oluline on selle töö juures siis pildi perimeeter. Ainuke oht võib-olla, mis sellise taktika puhul on see, et see pilt ei mahu sinna raamide sisse ära pärast. Jah, see võib olla küll, et need vuugid võivad minna nagu aina kitsamaks tal, aga siis ta peabki nende lõigetega nagu vähe rohkem mängima. Möödud peavad olema täpsed. Võib-olla oleks ka teinud isegi samamoodi, et tundub nagu kõige mõistlikum, et niimoodi võib-olla sa väldid neid vigu, mis võivad selle boksiga tekkida. Valitud taktika toimis kõige paremini minu jaoks ja ma arvan, et igal võistlejal on oma parim viis, kuidas seda ülesannet lahendada. Tänaseks üllatuskülaliseks ma olen kutsunud siia naise, kes pole ise küll professionaalne plaatija, aga ta, nagu ma aru sain, tahab olla. See on muidugi näitleja Inga Lunge. Tere! No tere, Inga. Kuule, ma kuulsin, sa tahtsid siin plaatjaks hakata. Kus sa üldse kuulsid, et ma tahan plaatjaks? Toomas ütles. Ja vaata, linna peal ikka jutud liiguvad. Sul on vaja nagu ikkagi kodus nagu natuke remonditöid ka teha. Ja tead sa, eks nende asjadega on niimoodi, et minul on akutrell, sul on? No ikka siuksed lihtsamad asjad on. Mul on isegi mitu tükis, ma olen ühe korrasigi ära kaotud. Just, ja alguses mõtled, et pole midagi, et võtan selle odavama ja pärast seda aru, et ei ostan ikka seda kallim, et see ikka teeb tööd ka. Et sellised lihtsamad asjad ma tõesti teen ise ära, aga praegu on maakodus selline faas,
nüüd, et kohe-kohe peaks saama vannituba, peaks saama selline päris tualettruum ja päris köök ja kõik need asjad valmis. Ja siis oleks tore küll, kui ma oskaksin ise teha. Et sa oled see inimene, kes nagu pigem teeks ise, jah? Tegelikult ma kutsuksin kellegi kõrvale, kes ikkagi vaataks kriitilise pilguga ja võib-olla teaks ka, mida teha, kui midagi päris nässu läheb. Sest et tead, kui teed ise endale, siis ei juhtu midagi, kui võib-olla mõni nurk ei ole päris täpne. Aga see ise tegemise rõõm on suur rõõm. On tõesti ja mina muidugi enda käsi ei usalda, mina kutsun pigem ikka professionaalse töömehe, kes minu eest kohe ära teeb selle. Aga samas, kui sa juba siin oled, siis lähme vaatamegi üle, kuidas see asi päriselt käib ja äkki sa tõesti õpid siis midagi siit ära. Võib-olla ma tulen õppima. Vot, ma sain aru, et see ei võta üldse palju aega, võib-olla mingi pool aastat äkki. Muidugi. Sest mis see on? Väga lihtne. Teen ära. Aga lähme vaatame üle. Energiat on veel alles, kuigi seda on täna üsna palju läinud. Ma olen oma töös üpris kiire, kui mul on vaja teha kiiresti, siis ma teen kiiresti, aga kui ma olen väsinud, siis ma ikka ei viitsi ka teha. Ma sain enda tööga siis kõige esimesena valmis, töö lõpuni on veel 3,5 tundi. See imede juhtumise nööp tekitas mulle tunde, et õpetajad loodavad mu peale ja usaldavad mind ja ma loodan, et nad tunnevad mu tööle nüüd uhkust. Silikooniga läks veits kehvasti. Silikon ei tahtnud hästi külge kinni jääda. Seda tuleb veidike täiustada sealt. Hetkel tunnen, et olen graafikus, kuid kindla peale ei saa kunagi olla. No nii, Inga, enne kui me ise töökohta lähme ja hakkame sulle mingeid õpetusi jagama, siis vaatame üle, mis meie võistlejad siin juba teevad. Tibu. See on väike draakan. Ja tibul ei ole saba, okei. Tead, mis mina olen kuulnud, tegelikult osadele meeldibki, et need plaadid oleksid väiksemad. Vaata, osad plaadid on ju need, mis on hästi suured. Ja mulle meeldisid need pigem need suuremad plaadid. Ja kui ma tahtsin omal vannituppa ja Tartus meil on väike vannitupa ja siis ütles plaati, et ei, et ma tahan ikkagi, et sa võtaks selle väiksema, et ma ei tea, kuidagi on parem paigutada. Äkki see mingi oleneb trendidest veits natuke? Et kuidas paigaldada on parem, et kui on mingi langus või mingid kohad, et siis on võib-olla selle väiksemaga lihtsam mängida. Jäin endale kindlaks ja siis sain aru, et see põhijama on tegelikult see lõikamine ilmselt. Kui sa vaatad, mis asju nad on siin lõiganud juba veel kui mosaik on ju. Et see põhijama ongi see, et kuidas sa saad ilusti lõigatud, kui mingid kallid plaadid veel, mingi tekstuuriga, siis on see lõikamine hästi keeruline. Palju sa ise nagu üldse praeguseks hetkeks ole plaatimise kokku puutunud? On üldse? No nii palju, et ma kõrvalt näen ja nõuan. Ma pean ütlema küll, et ma olen peaaegu et tülli läinud. Sest see, mida mina tahan ja ma tahan seda plaati, ma tahan niimoodi ja siis on see plaati on küll väga punauga. Aga tundub, et vähemalt on lubanud mulle, et meie suhted on jäänud heaks ka edaspidi, et nad tulevad etendustele ja kontserte vaatama. Aga äkki see tulebki nüüd sealt, et sa läksid nendega tülli ja nüüd sa oled mingi, kulge, ma teen ise oma kättega. Ma nii mõtlen küll, jah. Aga see on siis tõsimeel, et sa päriselt tahad ise teha? Ma päris siukest tibu, vabandust, see draakon. Draakon, väike draakon. Draakonit ei tee, aga midagi lihtsamat. Miks mitte ma... No kui raske see saab olla, ma ei tea. Samas nad kõik on kuidagi nii marud tõsised. Inimesed teevad siin 12 tundi rahulikult. Ja aga ma ei hakka tibudek või see, draakon. Ma arvan, et minu ampluaaks plaatijana jäävad lihtsamad geomeetrilised kujundid. Kunstiteos seal ei hakka tegema? Ei. Okay. Meie varsti vaatame, kuidas see plaatimine päriselt käib ja jätame need meie võistlejad siia rahulikult tööd tegema. Mina lõpetasin teisena 2 tundi ja võistluse lõpuni veel jääd. Ma ei tea, kas ma olin just kiire, aga ma lihtsalt tegin kõik ilusti järjekorras ära. Mina lõpetasin paar minutit pärast Järvamaad. Ma tegin omas tempos, et ma ei kiirustanud üldse. Ma ei ole väga rahul, sest mul ploki juures läks plaadid veits nihku. Ma üritasin seda parandada, aga ei läinud paremaks. Võistlejad, teie viimane tund algas. Ma tegin oma tööd veidi kiirustades. Tegelikult oleks võinud võtta veidi rahulikumalt ja natuke rohkem vaeva näha siis detailides. Mina lõpetasin oma töö 4. 45 minutit enne lõppu. Ma arvan, et ma võiks pääseda finaali. Tegelikult ma üldse ei näinud, mida teised teevad ja mis temp neil on, sellepärast nagu, kui ma vaatan, et keegi on esimene juba, aga ma teen, siis võib-olla võin muretsema selle pärast ja ma üldse ei vaadanud.
No meil on ikkagi plaatimise võistlus täna siin ja me hakkame plaatima. Nii et kõigepealt meil on vaja selgeks saada, kuidas see plaatimine käib ja Mattias, sina hakkad meil täna siis nii-öelda õpetama, mida me siis täna siin tegema hakkame. Plaadime seinast siis sükse väikse alaga ära ja teeme sükse ilusa sükse diagonaalse mustri. Kas mustrit just on vaja kohe teha, võtaks nagu lihtsalt. See on natuke raskem kohe, jah? See on veidike raskem, jah. Aga siis ongi kohe. Advanced level. Aga see ongi vaat selles mõttes, kui sa nagu kohe selle raskema asja ära teed, siis on pärast nagu lihtne. Et kui sa kodus tahad teha nagu midagi lihtsamat, siis on nagu kohe, et tegelikult see on lihtne. Selge. Näitame, kuidas plaati lõigata. See on siis sükene väga tavaline plaadileikur. Mis valesti saab minna, räägi? Plaat võib minna katki, on ju. Nii. Siis tuleb lihtsalt uus plaat. Lõika ära. Lõikana. Nii. Sul on praktika. Ma olin suur hakkaja, küll mul praegu hakkas hirmus. Mõtle, kui ta teeb krõpp. Okei, ma proovin. Nii. Siis ta peab sükest glasuuri lõikamise häält tegema. Ja siis saab lükata lõpuni välja. Lõikad ära ja siis sa lihtsalt niimoodi koputades. Ja sul ongi diagonaal. Näe, kui lihtne see oli. See oli väga lihtne, kuule. Tundus väga lihtne. Pead suruma kuidagi. Jah, nüüd lükka, jah. Väga hea. Ja siis nüüd suru seda siit otsast alla. Sa poiss. Tükk on valmis. Tegelikult päris hästi. Kuule, nagu proff. No iga proovi sina ka. Ja mis nüüd toimus? Nüüd sa pead tekitama sükse surve sinna. Juba natuke hakkab julgelt. Nüüd ta praegu vist ei avaldanud piisavalt palju survet sul. Jumala kõvasti tegin. Ei no vaid veel kõva. Pead kangutama nagu... Jah. Just. Juba on pekkis. Juba, kus see tuli? See ei loe. Ära, see on nii väike. Selle klebime tagasi pärast. No loodame, et jääb nurga alla kuskil. Ära üldse hakka seal praegu. Mis ma nüüd teen? Niimoodi või? Just. No näe, ja selle lihvib ära pärast. See läheb sellega sinna kohta, kus näha ei ole. Kui nüüd Inga võtab oma selle vannitoa ette, mis sa arvad, kui kaua tal aega läheb? Külma närvi sulle ühe sõnaga kindlasti. See ei ole hea see üldse ei usu minusse. Ma pärast kutsun kindlasti kõiki vaatama, kui mul on tehtud. Kaua mul sellega läheb, mitu aastat, seda me ei tea. No nii, Inga, you can do this. Väga hea. Jõudu liiga palju käes. Kuidas ta läheb sealt otsast nii? Kas sa ei läinud lõpuni välja siis või? Ei, ta läks lõpuni välja. Inga, ma ütlen sulle vastu. Ma ei tea, mida ma tegin. Me ei saa sellist panna sinna. No, see on süke. Jõudu liiga palju lihtsalt käest. Kui sul välja tuleb, siis sa tuled mul lõikajaks sinna. Peab tunnetama seda asja, jah? Tubli. No ja sa oled selle töö peal parem. No näed sa? Ja absoluutselt. Nii, ühesõnaga meil on süke kuju siis, jah? See on nüüd meil vaja siis seina saada, jah? Aga esimese plaadi paneme siis vastu nagu seda alumist häält täitsa või? Jah. Mul ei ole üldse tugev tunne enam. Ei ole? Sul kuidagi see motivatsioon kadus ära? Ei, mul motivatsioon on nagu, mis kõik saab valesti minna. Tõmban ta lihtsalt siia seina peale. Tunnetusvärk alguses on kindlasti nagu siuke natuke võib-olla keeruline, võiks öelda. Siis me võtame siit need plaadid. Surun siia vastu. Natukene veel käin nüüd üle. Ja siis nad on kõik. Ja nüüd lihtsalt loodad, et see jääb sinna püsima? See jääb sinna püsima, jah. Vaata, ta ütles suht kindlalt, et see jääb sinna püsima, mitte ei looda. Näe, kuule, ma teen ära. Kui see plörts praegu tuleb sul vastu otsa esist ausalt, siis on nii. Kõigepealt panid niisama, on ju? Suru sinna kohe täitsa vastu. Ma oleksin mega perfektsionist, kui ma teeks seda tööd. Ma ei suudaks, kui natukene mingi plaat oleks viltu, ma ei suudaks, ma lõhuks kõik ära lihtsalt. Nüüd tuleb. Kõmm. Issand, aga sealt kukub kõik see, ma ei saa öelda. Julgelt, suru vastu. Suru vastu. Kõmm. Täpselt siis, kui hakkad autoga takurdama, siis kõik on. Kuule, ei, keera vasakule, ei, paremale, kuule. Kuidas üldiselt on, et kas naisplaatijaid on palju või? Viimastel aastatel on aina rohkem näha ikkagi naisi, et täna meil seal mina tean paari naisplaatijat ka. Nüüd võtta see oranž plaat juba. Nii. Pane teisele. Oota. Mis nüüd, mis jama on? Ei, ta tõmbas, vaata enne. Aga kuidas sa tõmbasid? Teistpidi. Mis mõttes teistpidi? No saab ka nii, aga selle poolega. Siis ta hoiab sul selle plaadi servaga puhtana. See ei ole huumorisaade. Ei ole, jah? See on full tõsine praegu. Full tõsine. Nii, paned selle paika ära. Ja nüüd suruda sinna niimoodi sisse vaikselt.
kõik on erinevalt. On sa vahet ka? Juba on valesti. Kui see mõõt on erinev, siis ta kipub sul nagu paigast ära jooksma. Kõik on hästi. Ei, no näed, see on laiem ju. Sa pead siia vahele ka jaa. Tundus loogiline. Vähe paremaks. Vähe parem, jah. Mulle meeldib, Inga on väga entusiastlik praegu. Aga vaata, tal ongi see pinge, vaata peas kohe. Ma näen, milline see tuleb. Ta peab, vaata maakodus varsti tegema. Vaata, kui äge see jääb. Mina olen üldiselt see vend, kes nagu kutsub töömehe endale kogu ja siis on kõik. Aga Inga vaatab, sa pead ikka oma kätega tegema selle. No väga hästi. Pane roheline. Võtaks ennast tööle küll. No ideaalne. Täitsa nagu asi ju. Ma arvasin, et on hullem. Et on raskem. Ausalt ka. Kui on väga head tingimused, väga lihtsalt plaadid, et siis ma saan kindlasti hakkama ka vaatama. Ma olen enam kui kindel, et ma mingi osa teen ikkagi oma vannitoas ise, nii et siis ma võin näidata. Sa keerad alguses käki kokku ja siis saadad kellegi teise sisse, et paremaks. No ma ise selles osas, nüüd ma ka esimest korda proovisin ja no tegelikult ma räägin, on mõnus tegevus, on rahustav tegevus. Ja on tehtav, et see ei ole tuumafüüsika selles mõttes, et see ei ole nii keeruline. Ja nauditav ka tegelikult. Aga no ma ei tea, kas ma ise oma kodus hakkan käki kokku keerama nagu Inga, nii et ma pigem ikka kutsun töömehe. Aga Mattias, aitäh sulle selle õpetuse eest. Võistluse lõpuni on jäänud veel 5 minutit, nii et lähme vaatame, kuidas nad siis lõpusirgel hakkama saavad. Ma lõpetasin oma töö paar minutit enne, kui aeg otsa sai. Ma olen enda tööga üsna rahul, mõned vuugid oleks võinud natuke väiksemad olla, aga muidu on täitsa hästi. Ma arvan, et minust saab plaatimise järgmine noormeister. Kõige suuremad vead olidki lõikamisel, et vuugi vahe läks liiga suureks, et võtsin liiga palju maha. Rohkem plaati ei olnud, ei saanud uuesti ka teha. Я отставал от других, и мне надо было ускорить темп. Я ускорил и закончил в последние минуты, даже секунды. 5, 4, 3, 2, 1. Pange tööriistad käest ja tulge oma võistlusalast välja. See ülesanne oli tegelikult väga raske. Mu töö on enda silmis, on jah, et praegu vaatan, et jube. Но мне бы хватило еще полчаса, чтобы помыть плитку, сделать швы и подровнять силикон. Võistlusaeg on meie hinnangul piisav. 12 tundi põhitöö jaoks on rohkem kui küll. Minu arust oleks võinud vähemalt tund veel olla. Natukene pikemalt. Kõik peaksid sinna aega mahtuma. Oli piisav aega. 12 tundi on läinud meeletu kiirusega ja nagu näha, on meie võistlejad töödega hakkama saanud. Kohtunikud hakkavad välja selgitama, kes on need 3 parimat, kes saavad finaalvooru. Võistlust hindavad Plaadimehed OÜ müügispetsialist ja nooremeistri tiitlivõitja Matteus Leemet, Winkelmann OÜ juht Artur Reinvart ja Henkel Balti OÜ projekti müügijuht Andrus Sepp. Me hindame töö üldist muljet, töö puhtust, korrektsust, mõõtudele vastavust, lootsust, täisnurksust, tasapindsust. Mina olen enda tööga väga rahul. Ilmselt heal juhul paar viga leiab. Meil ei olnud tegelikult ühtegi tööd, mis oleks täiesti perfektne, et kõigil oli mingisugused vead sees. Minu töö juures võib vilunud silm näha pisi detailivigu. Väljaulatuv osa oleks võinud olla veidi täpsem. Mõni üksik plaat, mis tasab ennast välja ulatus, võis rikkuda arvestatavalt kogu tulemus. Kui ausalt öelda, et pärast juba ma nägisin, kuidas teised tegid ja mõtlen, et ma ei saa finaali, aga see on hea kogemus. Paraku siuksed tüüpvead, need tulid ikkagi kõigil mingil määral, kellel rohkem, kellel vähem. Lootuse tasapintsuseks. Ja, et need ongi need 2 tüüpviga, millega siis paljud võistlejad läksid alt. Mu töö on enam-vähem hea. Ma väga loodan, et ma saan 3 parema hulka. Tööd, mis alguses esimestena valmis said, olid täitsa arvestatava tasemega. Finaali pääsemine oleks ikka päris äge. Aga paraku jäi lõpuks ikkagi kehtima, et kaua tehtud kaunikene. Head võistlejad, kohtunikud on teie tööd üle vaadanud ja ära hinnanud ja nüüd kohe-kohe saamegi teada, kes on need 3 parimat, kes pääsevad finaalvooru. Nimed ütlen ma juhuslikus järjekorras. Ma ei oska öelda, kas saan finaali. Ma arvan, osadel on ploki koht parem kui mul.
ma olen väga kahtlev, kas ma pääsen finaalvooru. Esimene võistleja, kes pääseb finaali, on... Tahaks kuulda enda nime, aga kindel ei ole. Katriin. Mul on hea meel, et ma sain finaalvooru. No ma ei oska, mul on hea meel, ma ei oska kuidagi välja. Teine võistleja, kes pääseb finaali, on... Nooremeistri tiitel annaks mulle suurema võimaluse tööturul. Alisa. Ma olen väga üllatunud. Mul olid suured veod ja blokk oli vildu ja mõned veel. Ja ma mõtlesin, et ei saa nii nagu finaali minna. Ja kolmas finalist on... No ma loodan, et ma ikka pääsen finaalvooru. Nooremeistri tiitel on mul oluline, et ma saaks eksamitest läbi. Gert. Ma olen väga üllatunud, sest ma arvasin, et ma ei saa edasi. Suur aitäh teile. Palju õnne teile, teid ootab ees finaalvoor. Seal me selgitamegi välja, kes saab nooreks meistriks, aga seda alles pärast pausi. Kaheksa noort plaatijad lausa 8 erinevast koolist alustasid meie nooremeistri võistlusega. Ma arvan, et see tiitel on ahvatlev kõigile võistlejatele. 3 parimat ootab ees praegu finaalvoor ja kohtunikud annavad kohe teada, mida nad peavad tegema. Võistlejad, tere tulemast finaalvooru. Finaalvooru tööks on teha pildil olema seik. See võib olla väga keeruline, kuna seal ei ole otseseid mõõte ning sa saad olla väga loominguline. Teil on selle jaoks aega täpselt tund aega. Teie aeg läks käima nüüd. Ees ootab ülesanne tundub detailne. Kuivõrd finaalseeriasse jõuavad 3 tugevamat, siis tundub mõistlik, kui finaaltöö on mõnevõrd keerukam kui põhivoor ja ma arvan, et nii ka on. See ülesanne on väga lihtne muidu, aga vajab rohkem aega. Seal võib minna küll kiireks. Tuleb hakkama saada ettemääratud aega. Selle teeb keeruliseks see, et need tükid siis selle mosaiigi jaoks tuleb ise teha. Põhimõtteliselt haamriga kildudeks löödud plaatit tuleb siis vaduda niimoodi, et sellest tuleb Andrei nägu, et see on üsna kunstiline ülesanne. Minu jaoks see on raske sellepärast, et raske teha nii ilusa näod, et see oli sarnane koos selle fotoga. Ennem teen raami ja siis teen näo ja siis teen alles taustad. Mosaiikpildi ladumisel on oluline jälgida kontuure. Mõõtmisega otseselt miskit tegemist ei ole, vaatad visuaalselt, et pilt oleks tsentris ja tunduks võimalikult realistlik. Eesmärk on selgitada välja 3 parim. Iga minut on hetkel kulla hinnakast meie võistlejad alustatud finaalvooru ülesandega. Vaid üks neist saab endale nooremeistri tiitli. Saame tuttavaks meie tänaste finalistidega. Minu nimi on Katriin, ma olen 19-aastane ja käin Kuressaare ametikoolis. Minu elu üheks suureks osaks on aktiivne liikumine ja sport. Mulle meeldib teha jõutrenni ja vabal ajal väljas liikuda. Pärast kooli lõppu mul kindlaid plaane veel ei ole, kas minna edasi õppima või avastada välismaailma. Ma olen Gert, olen 18-aastane ja õpin Rakvere ametikoolis. Vabal ajal mängin arvutis, CS-kood. See on see mäng ja see on huvitav, saab sõpradega mängida. Ma pärast kooli lähen kaitsevekka ja siis lähen tööle. Mul on kindel plaan minna plaatjana tööle. Ma olen Alisa, ma olen 17 aastat vana ja ma olen Tallinna ehituskoolist. Ma õpin koolis veel 1 aasta ja pärast praegu juba ma mõtlen, kuhu ma võin töötama minna ja võib-olla midagi seotud plaatimistöödega. Vabal ajal ma tegelen kõige rohkem spordiga ja mulle meeldib võrkpalli mängida, ujuda, jalgrattaga sõita, matkata. Finaalvoorus saab määravaks siis aeg, kas nad jõuavad selle valmis ja kui nad selle valmis jõuavad, kas see on selline nagu joonisel. Pean nagu vajava rohkem näoga. Seda on raske välja tuua. Finaalseerias plaatimine ei ole kõige suurem väljakutse.
pigem on selle fotodetailide väljalõikamine ja ajasurve. Selle töö juures on kõige raskem pisidetailid, kontuurid ja õigete juppide sobitamine ja lõikamine. Mina kohtunikuna tahaks näha ikkagi kõiki 3 valmis tööd, aga ma kardan, et kõik kahjuks ei jõua valmis seda tööd. Kõige rohkem aega kulus võib-olla sellele, et lõigata neid tükke, et need vugid oleksid täitsa ühtlased. Ma teen suuremate kildudega. See on lihtsam ja kiiremini saab valmis. Võidab see, kes kõige loomingulisemalt läheneb sellele ülesandele. Mosaiik koosneb väikestest plaaditükkidest ja ei ole määratud, millised lõiked peavad olema, nii et kõige lihtsam plaadist saada vastavaid juppe on neid lõhkudes. Võistlejad, viimane minut läks käima. No ma üritasin ikka kõik anda. Tööga oleksin ma tahtnud saada veidi rohkem aega, et viimistleda siis pilti detailideni. Oleks soovinud rohkem esile tuua kontuure ja väiksemaid detaile. Võistlejad, aeg on läbi. Pange tööriistad käest ja siis tulge oma tööalast välja. Teha oleks saanud paremini, aga aega oli vaja. Selle pilt ei ole aru saada, et see haakine natukene võib-olla. Nii väikse ajaga nii detailset ja nii suurt pilti laduda on praktiliselt võimatu. Tegelikult meil oli ainult 1 tund aega, aga selleks, et see mees oleks ilusam, pidi olema 3 tundi. Finaalvoor minu arust õnnestus suurepäraselt, vaatamata sellele, et algul tundus nii kohtunikele kui osalejatele ülesanne üsna lahendamatu. Ma olen rahul oma pildiga ja sellepärast, et see on esimene kord, kui ma tegin just selle fotod, selle mosaiiki. Taas oli selline arusaam minul pikka aega, et aega ei jõuta. Ja lõpuks olid kõik 3 finaaltööd tähtajaks valmis. No ikkagi viimase minutini nad tegid ikka oma tööd. Jah, et see mul iseenesest tegelikult võistluse formaadis täitsa meeldis, et olid võistlejad, kes kasutasid tegelikult oma aega otstarbeliselt. Ma arvan, et minust ei saa uut noort meistrit, sest viimane töö suht tuli halvasti välja. Ülesandele läheneti siis nagu erinevatel viisidel, et oli nagu sellised erinevad tehnikaid näha. Kes siis tegi seal kõik mosaiigiga, kes tegi raami ja lõikas plaadid, et oli huvitav vaadata endale. Praegu ma ei saa mitte midagi öelda, ma ei taha öelda, et ma olen esimene, ma olen teine, ma olen 3. Las kohtunikud otsustavad ise. Finaalvoorus oli täiesti arusaadav, et tegemist on portreega. Kas oli arusaadav, kelle portreega, seda võib nüüd igaüks ise otsustada, aga pildid olid täiesti pildimoodi. Ja ka mõõtmistulemused andsid täiesti arvestatavaid tulemusi. Ma loodan, et finaalvoorus sooritatud teos viib mind noormeistri tiitlini. Finaalvooru ülesanne oli tšempionitele kohaselt keeruline, aga nad said sellega hakkama. Jah, väga hästi said hakkama. Pikk võistluspäev on lõpuks läbi saanud ja nüüd saamegi teada, kes saab plaatijate nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored plaatijad. Alisa Tallinna ehituskoolist, Gert Rakvere ametikoolist ja Katriin Kuressaare ametikoolist. Alisa viibib hetkel välismaal ning seepärast ei saanud ta paraku meie audastamisele täna tulla, aga teda esindab tema kutseõpetaja. Ma juba sõidan välismaa praktikale ja siis tegelikult ma ei saa seal olla. 3 finalistil oli ülipikk võistluspäev ühe suure ja ühe väikse ülesandega. Kohtunikud vaatasid üksikasjalikult finalistide tööd üle ja nad kinnitavad, et kõik finalistid vääriksid nooremeistri tiitlit. Nooremeistri tiitel aitaks mul silma paista tööturul. Teie õpetajad ka ikkagi tunnevad uhkust teie üle, nii et aitäh teile kutseõpetajad. Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse kohtunik Matteus Leemet ja toetajate esindaja Indrek Lassel. Nooremeistri tiitli saab täna see võistleja, kes kogus 2 ülesande peale enim punkte. Nooremeistri tiitli võitmine on mul oluline, sest siis on mul tööd rohkem. Võistluse kohtunik Matteus Leemet,
no ütle meile, kes on plaatijate noormeister? no peale seda pikka võistluspäeva, mis oli võistlejate kindlasti väga tasavägine ning väga pingeline, arutasime me kohtunikega läbi ning suutsime välja siis seletada, kes on plaatijate noormeister ja selleks on Kuressaare ametikool ja Katriin. Gert, sina saavutasid teise koha ja Alisa tuli 3. kohale. Võistluskohtunik Matteus, räägi meile, mis siis tõi Katriinile selle võidu? Tema töö oli kõige paremini loodis, tasapindsus oli tal väga hea ning lõiked olid puhtad ja üleüldine töö oli väga hästi sooritatud. Võit on nüüd käes. Kui üllatunud sa oled ja kas ootasid seda võitu? Ma olen võidu üle üsnagi üllatunud, kuna minu meelest oli võistlus tasavägine ja võitu oleksid väärinud kõik 3 finalisti. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinnakarika, aga see pole muidugi kõik. Esikolmikule pani auhinnad välja Makita Eesti filiaal ja Plaadimehed. Toetajate esindaja Makita Eesti filiaali tootejuht Indrek Lassel. Mida te soovite meie värskele võitjale? Hästi tore on näha, et Eestis on veel noori, kes ei õpi ainult arvutit ja majandust, vaid et me edaspidi saame ka ikkagi elada majades, mis on plaaditud. Jätkake samas vaimus. Aitäh, Indrek. Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus õpivad tulevased noored meistrid. Juba järgmisel nädalal on meie hooaja viimane saade ja siis on meil plaanis midagi täiesti uut. Kui kõik senised võistlused on olnud nii-öelda tubased, siis nädala pärast lähme me sõna otsese mõttes metsa. Forwarderi operaatorite noor meister selgub järgmisel kolmapäeval kell 20:30. Kohtumiseni! Nooremeistri hooaja viimane võistlus toob meid värske õhu kätte. Metsandus on põnev eriala. Metsas ei tohi aja peale mõelda. Tee kulgeb omasoodu, on rahulik. Ma olen ju päevast päeva ikkagi üksinda seal traktoris. Ma teengi oma tööst TikTokke tegelikult. Eks tulemused näitavad, kes meist siis lõpuks ikka finaali saab. Hetkel on nagu väike närv sees. Tuleb pingutada ja siis tulevad ka tulemused. Lähen külma närviga peale ja ei hakka pobistama. Lootus oleks ikka ära võita, jah? Kolmapäeval kell 8:30 ikka Kanal 2.